220 oma, siin on see ka 220 oma. Sadamas seisad siis. Need muidu toimivad. Seal vist on paar seda kuradi pidi ära vahetama, ei ole vahetanud. Minu seekordne video saab olema mõnes mõttes ka reisivideo, mis räägib loo sellest, kuidas ma sõitsin autoga Haapsallu ja tagasi Saaremaale tulin Meritsi. Nimelt ostsin ma endale elu esimese purjepaadi Tarantella. Tere, härra Reeder. Palju õnne, Reeder. Palju õnne, Reeder. No nüüd on purjepaat Maxi 77 purje nimega S518 juba minu nimele kirjutatud. Käime poest läbi, võtame endale, mis asi see oli, Nasvärki kaasa. Ja siis tõmbame Saaremaa poole teele. Provianti kaasa, jah, et praegu on imeilus ilm, tuul on hästi rahulik. Et eks me siis mere peal saame näha, et mida elu toob. Igatahes Neptuni jaoks on ka väikene gramm ikkagi kaasa võetud, et tooks meile sellist turvalist mereteed Saaremaal jõuda ja keeraks selle juba nädal prognoositud vastutuule ikkagi ilusti nüüd teistpidi, et saaks taganttuules siis kodu poole purjetada. Kus tunne on? Tunne on mega ja tuju on hea. 7 jalga. Olgu nii. Ja tuleme Kuressaarde, kui oled siit sõitma meist. Jah. Oled nõus? Olen nõus. No nii, oleme läinud. Hurraa! Tarantella väljus tehasest aastal 1977 ja mudeliks on Maxi 77. See viimane number viitab ka purjepaadi pikkusele, milleks on 7,7 meetrit. Laiust on antud 2,5 meetrit, süvist 1,45 meetrit ja alus kaalub 2 tonni. Kokku on selliseid purjekaid toodetud 3900 tükki ning tüübi poolest on tegemist Racer Cruiseriga. Mootoriks vana hea Volvo Penta 1-pütane diisel. No nii, purjeka oleme nüüd peremeeste käest ka selles mõttes kätte saanud, et kõik on korras, paberid on korras, asjad on paati tõstetud ja oleme siis sadamast väljunud. Lööme siin meestega veel käed kokku ja lehvitasime toredasti ja oleme suuna võtnud nüüd Saaremaa poole ja kui vaatasin merekaardi pealt, distants on selline 74 meremeili. Kui me sõidame 5 knotsiga, siis on see 14 tundi ja 14.45 umbes. Aga ma ütlen, et kui me 20 tunniga ära läheme, siis on päris kõva. Et meie meretee siit mandrilt Haapsalust Saaremaale kulgeks ikka mureta, siis alati ju mere peal peab andma ka Neptunile väikse lonksu, et ta hoiaks ilma ilusa, et ta hoiaks meie paadi terve ja et ta hoiaks meie meeskonnakaaslasi Ahtot ja Klausi ja mind ennast ka siis. Ja kõigepealt alati valame siit siis Neptunile hoia meie paat terve. Ja meeskond saab ka tervist. No nii, selline tund ja mingi 40 oleme sõitnud. Näitab praegu ligi 15 tundi on veel sõita Kuressaarde. Praegu läheb kõik super hästi. Ilm on ilus, saame nautida, läheme siit vastu tuult vaikselt niimoodi sikkide ja sakkidega krüssame. Aga muidu meeleolud siiamaani tund 40-ga on rahulikud. Aga mis toob edasi, eks seda siis aeg näitab. Praegu vaatasime, et Hiiumaa praamile Leiger sõidab Haapsalust Hiiumaa poole, et Rohukülast siis, et me sellele sisse pani siit üsna lähedalt mööda meist. Nüüd oleme ajas juba päris mitu tundi edasi hüpanud ja ilm on hakanud vaikselt hämarduma. Kuna tuul aegamisi tugevneb ja puhub meile täpselt vastu, siis otsustan mootori käima lükata ja mõni hulk meremiilidest sirgelt mootoriga edasi sõita. Tarantellast on nüüd saanud mootorpurjekas. Teate, nii rets vastutuul on ikka täpselt selle suunas, kuhu mina tahan nüüd purjetada ja lükkasin vana hea Volvo Penta MD5 ikkagi siin paadi all käima. Mõnusalt tuksudes panen praegu
nüüd vastu lainet 3,1 knotsi ikkagi kodu poole. Siin tuul tõuseb ka nii palju, et saaks kiiremini siit ikkagi natukene liikuma selle suurema mere pealt ära sinna kusagile Muhu saare külje alla peitud, siis tõmbab natuke lainet ka vähemaks. Aga näed, unimütsid ärkavad ka sealt kuskilt. No lehvite! Kuda on? Hästi. Ta Klaus tõmbasid siin magama mingi aeg. Ma tõmban mootoriga vähe lähemale. Ma tõmban vähe lähemale mootoriga. See kurss on täpselt vastu, meil peab nii suuri siksakki tegema, et las tuksub. Aga ma siis näitan ka. Hakkasime siit tulema ja siit on näha, kuidas nagu täpselt vastu tuult niimoodi, et täiesti siksakidega pead minema. Ja oleme jõudnud otsaga nüüd siia välja, Muhu saar on siin. Ja siit minna on veel selle mõttes päris palju ja me pole isegi 1/3 peal veel. Kell on saanud 22 ja 41 minutit peale. Me oleme sõitnud 8 tundi ja 16 minutit, läbinud 32,7 meremiili. Praegu tudistan siin Muhu saare külje all mootoriga ja 3,9 knotsi niimoodi rahulikult lähme. Vaatan üht kaubalaeva siin kõrvalt näha. Selle eemal, ma ei tea, kes näeb, aga tuledes on seal Virtsu sadam. Ja kui ma siit vaatan, siis tegelikult kauguses ma näen täpselt meie ees, ilmselt kaamerapilti näita, aga läheb siis parvlaev Piret. Ja asukoht on meil sellise koha peal. Siin Muhu saare kõrval siis sügavust 3,6 meetrit. Korra tibas vihma ka, aga praegu ilm on selline super hea. Täitsa mõnus on niimoodi tiksuda, Ahto seal eesotsas magab kusagil, et hea tund talle, aga tasapisi hakkab hämaraks ka minema. Ja ega siin nagu liiga palju pimedaks ei lähe, kui kell 22.42 näitab, et võib-olla tsipa veel läheb ja päike tegelikult tõuseb juba kella 4. Praegu, kui sellise hooga nüüd minna, näitab, et me jõuame kell selline 1:30 päeval Kuressaarde, aga kui me keerame siit Muhu või Kuivastu nurga tagant Kuressaare peale, siis tegelikult öösel tuul tõuseb veelgi selline 8-9 meetrit sekundis ja täpselt vastu tuulega. Et eks me siis vaatame, kuidas me minema hakkame. Mootoriga ka nagu nii pikka teed maha ei taha sõita, et ju me siis vahepeal nagu öösel siin purjetame ka niimoodi siksakidega kuidagimoodi Saaremaa ja Kuressaare poole minema hakkame. Hetk hiljem mõtlen ikkagi, et lähen Kuivastu sadamasse tormivarju ja sealt jätkaks teekonda kodu poole hommikul. Väsimus kisub vägisi peale. Kui sadamasse jääb sõitu umbes pool tundi, kuulen, kuidas mootori hääl muutub ja ahtrist ei pritsi enam jahutusvett välja. Selge, impeller läks puruks. Õige pea hakkab mootor juba andma ka ülekuumenemise alarmi ning kiirelt jõuan purjed üles tõmmata ja mootori seisma jätta. Kott pimedas purjedega Kuivastu jahisadamasse sõita ei ole võimalik. Tähendab, et pean oma teekonda jätkama ikkagi Kuressaare poole. Öised tugeva tuulega tehtud üksinda pautimised annavad kogemuste pagasisse suure kapaga värki juurde. Varahommikul väikeses väinas saab aga probleemide kiustega minu jaks otsa. No nii, kell näitab 5:20. Ma olen nüüd 14,5 tundi järjest roolis olnud. Ahto magab õndsat tund, aga ma olen tegelikult jõudnud väikese väina juurde või väikesesse väina. Aga kuna vahepeal on hakanud probleeme nii palju tekkima, siis ma tegelikult olen otsa ringi keeranud ja lähen hoopiski Kuivastu sadamasse tagasi. Tuul on nii retsilt vastu ja laine on ka ikkagi päris suur, selline 10 meetrit sekundis tuul, puhangud siin 15 võib-olla. Ja mul on väga keeruline vastu tuult minna praegu, sellepärast et on tekkinud ka mõned probleemid. Näiteks sellel roolil olid ennem ühed nöörid, mis hoidsid rooli paigal, kui ma tahtsin midagi teha, näiteks siin mingid vintse lahti võtta. Aga see nööriplokk kiilus kinni, ehk siis ma pidin selle hästi kiiresti läbi lõikama, selle nööri, sellepärast et mul
rool lihtsalt keeras ainult ühele poole ja hakkas põhimõtteliselt koha peal ringi tegema. Siis üks probleem, mis vahepeal juhtus, on see, et eespurjel tulid soodid lahti. Praegu, kui ma näitan, siis on näha, kuidas eespuri laperdab lihtsalt. Ehk siis ma ei saa seda eespurje praegu juhtida. See asi juhtus ka, et kuna ma üksi siin neid paute tegin pimedas, siis ühel hetkel see vänt, millega ma vintsi keeran ja saan purje peale pingutada, see kahjuks ei ole lukust ega vänt, nii et see kukkus vette ja uppus ära. Ja kõikide nende probleemide kiuste on mul koju jõudmine praegu veel raskemaks läinud. Nii et otsustasingi siis praegu 180 kraadi suuna ringi tõmmata ja minna hoopiski kuivastusse. Valikuvariant oli ka Kõiguste sadam, aga Keps näitas, et Kõigustesse ma sõidan 5 tundi sellises tempos ainult kroodiga, põhipurriga. Aga kuivastusse jõuan siin 50 minutiga, nii et ega mul tegelikult suurt vahet ei ole, et kas ma olen kuivastus või Kõigustes autoga saab nagunii igale poole minna. Nii et tagant tuules vähemalt jõuan kiiresti kuivastusse kohale ja ega väike uni ei teeks ka paha juba selline. Varsti kuivastusse jõuan, siis ma olengi juba 15 tundi roolis olnud, terve ülevi ka purjetanud. Vahepeal on ju väljas täiesti valgeks läinud. Nii et üsna selline, ütleme, seiklusrohke. Kui see reis pihta hakkas, siis see üldse nii seiklusrohke ei tundunud, aga järjest rohkem on seda seiklust siin juurde tulnud. Väikene vahepala siia purjetamissaaga juurde. Täna on laupäev, kell on 9:41. Kella 7 jõudsin Kuivastu sadamasse ja vaatasin kuivastus, et kell 7:20 läheb praam ja kell 7:55 läheb Virtsust buss Haapsallu. Ehk siis, kui me purjakale järgi läksime, siis ma jätsin oma auto Haapsallu, et sellele millalgi järgi tulla. Ja no muidugi, kui ma täna hommikul siis kuivastus juba kohal olin, miks mitte siis võimalust ära kasutada ja kohe sealt praami peale hüpata ja bussipilete, kusjuures Haapsallu Virtsust maksis ainult 2 eurot. Nii et sain oma auto ka kätte. Nüüd ma olen tagasi teel kuivastusse. Ma olen jõudnud nüüd Haapsalust tulles uuesti praami peale. Ahto vahepeal helistas, andis teada, et tema on alles minu paadis, et ma võtaksin siis tema ka peale, kui Kuressaarde lähen. Aga juhtus üks päris selline veider asi. Jäin autos magama, niivõrd suur uni peal, olnud ju siin tükk aega üleval. Ja panin omale äratuse 5 minutit ennem seda, kui praam peaks kohale jõudma. Teen nüüd äkki silmad lahti ja vaatan siis autost välja. Ja kõik teised on praami peal vastas suunas. Juhtus siis niimoodi, et ma ikkagi magasin maha selle momendi, kui praami pealt kõik autod maha läksid ja olin sellise nurga all, et siin poistega rääkisin ka, ütlesid, et oi, et ma ei näinudki, et sa autoga siia praami peal jäid, aga et ma ei pea nüüd järgmise ringiga maha sõitma ikkagi, vaid tagurdan ja sõidan siia nii-öelda silla alla ja sain ühe tasuta reisi, siis no on ikka seiklus. No. Sellest kentsakast loost kirjutas isegi kohalik Saare majaleht Saarte Hääl, kuidas üks praamireisija mahamineku maha magas ja tagurpidi Virtsu tagasi parvetas. Nii, ma olen nüüd paadi peale tagasi jõudnud, võtsin selle impelleri kaane lahti ja näha on, et see siin ongi pekkis omadega. Siin on siis mootori tagupise poole peale saab eraldi luugist ja siit on näha, siin on midagi ka täiesti tuksis. Katsume siia uue saada. Siit on katki. Purjekas jääb ööseks kuivastusse. Ise sõidan autoga Kuressaarde ja tulen homme tagasi, et puhanuna teekonda merel jätkata. Täna on nüüd pühapäev, 8. juuni ja kell on 9:42. Vahepeal on Kuressaares magamas käidud, kõvad sellised uned tehtud ja tagasi oleme nüüd koos Ahtoga kuivastus, kus meil jäi siis paat viimati tormivarju. Hakkame siit vaikselt ära sättima, täna on väga vaikne tuul, mõnus päikese paista praegu, nii et saame hakata tasapisi Kuressaare poole minema. Kas me sinna välja jõuame, seda veel ei tea, võib-olla peatume hoopiski Kõigustes, oleneb kuidas tuul on, praegu näitab küll natukene vastu, päeva poole pisut isegi keerab, et äkki saame külg tuulda. Aga küsimus on meil ikka praegu veel selle
impelleri asjaga, seal ei olnud sellist õiget tihendit vahel. Võtame korra veel lahti ja praegu millegipärast ei pritsi eriti vett välja, vaatame, mis siit saab. Kuskilt vett peaks tulema. Praegu tal ei ole vaakmeid. Praegu ei leki ka, aga ma ei ole kindel, et see määre seal lõpuni tihendina toimib. Aga no ma arvan, et me siit täna läheme minema sellega. Aga nautige siis. Kui siis? Pühapäeva hommik on nii mõnusalt soe ja päikesepaisteline, et lausa lust on Kuivastu sadamast välja sõita ja esimene sihtmärk Viirelaiu tippu võtta. Saime sadamast ilusti minema. Kiirus on, taha öeldagi, 2,9 sõlme. Viirelaid on selline suur ja lopsakas, see praegu varjab tuult ära ka natkene. Peale lõunat peaks hakkama tuul tõusma, kui ta praegu on selline 3 meetrit sekundis, siis peale lõunat saaks kusagil 5 peale ehk. Ja siis peale lõunat isegi näitame natukene, et puhub sealt kusagilt nii-öelda abruka poolt, et äkki saame isegi küll tuulda veits. Aga elu näitab, järjest aeglasemaks jäävad siin. Aga päike on väljas, hea nautime silmi. Saame nautida siin. Õll läheb kaugusel siin. Mõne aja pärast tuul ikkagi tõuseb, kuid tuule suund jääb meil ikkagi täpselt vastu puhuma. Ega midagi tuleb lihtsalt ära kannatada. No nii. Purjetanud oleme täna 12 tundi nüüd juba. Kell on 22.14 oli jah, 22.14 ja kohe-kohe jõuame Kuressaare jahisadama faarvaatrisse sisse. Me oleme tegelikult kusagilt Kõiguste juurest alates tulnud siis mootoriga. Enamus teed niimoodi, et olid purjed üleval ja mootor lisaks ja saime sellise 4,5, vahepeal isegi 5,4 knotsi niimoodi tulla. Päris pikk teekond, 12 tundi. Reedel siis 17 tundi ehk kokku 29 tundi 2 päevaga nii-öelda loksumist või nädalavahetusega reedest pühapäevani. Et päris selline seikluslik tulemine on olnud, kuigi see aeg, kui ma praegu nüüd mõtlen, on üsnagi niimoodi kiirelt nagu möödunud. Et kui mõelda selle peale, et 29 tundi loksud, siis tundub ju meeletu aeg, kui ma peaksin selle täna nagu ette võtma uuesti. Aga mõnusalt on läinud ja mul on väga hea meel, et see purjevaatne lõpuks ometi siis Haapsalust siia Kuressaarde kohe-kohe siis jõudmas siit. Ma arvan selline 20-30 minuti pärast oleme Kuressaare jahisadamas sees ja eks ma selle piduliku hetke siis filmin ka peale, kuidas me sadama muulide vahelt sisse lähme. No nii, kodus tuleb veel paat kai äärde panna. Täna siin midagi koristama suurt ei hakka, mõned kiiremad asjad kaasa ja paneb kodu poole ajama. Ja kell on siis meil pühapäev 8. juuni 22.40. Alustasime tulekut reedel kusagil kella, ma ei teagi, mis see kell võis, kella 2-3 ajal äkki. Enam täpselt ei mäletagi. Nii et nii kaua siis on aega võtnud. Tänane sõiduaeg on nüüd 12 tundi ja 37 minutit näitab praegu. Tõmba tagurpidi käiku.
no tere! ahoi! 29,5 tundi Haapsalust loksumist. Täitsa okei, noh.